Ma olen jõudnud riiki, kus ma ei ole mitte kunagi varem käinud. Me oleme Belgias, Brüsselis ja esmamulje on see, et siin on väga unikaalne vibe. See riik ei meenuta mulle mitte ühtegi teist riiki, kus ma varem käinud olen. See, et siin tänavatel on nii palju rahvast, see on tegelikult mulle üllatus. Ma seda päris ei aimanud, et see on täielik suur linn. Ma tegin nüüd ära juba oma turistiostu. Brüsseli nokamüts, Belgia. Väga teemas praegu, kui te ei teadnud kohanimedega nokamüts. Tegelikult ma ei tea, kui teemas see on, aga ma mõtlesin neid koguma hakata. See oleks päris äge. Nüüd ma olen küll ühes kõige kuulsamas Brüsseli kohas. Montes Arts on selle nimi ja see on tegelikult veel ilusam, kui ma olen piltidelt näinud. Ja inimesed on siin järjekorras kõik pildistamas, et saada need fotod Brüsseli reisist. Ma olen positiivselt üllatunud Brüsseli hindades. Ma kartsin, et siin on kallim. Aga nüüd käisin Starbucksis ja selline kohv maksis 4,50. Ja kui ma käisin Genfis, siis seal maksis väiksem kohv kui see 7 eurot. Et siin on ikka oluliselt odavam kui Šveitsis on. Šveits on ka väga-väga kallis, aga ma tõesti arvasin, et Brüsselis võivad ka olla hinnad sellised kõrged, aga Tallinnas on ka ju 4,50 kohvi eest täitsa juba. Ma ütlen, et see on okei, aga see asi liigub sinna suunda, nii et see on väga normaalne. Normaalsed hinnad on siin. Mu lemmikasi hetkel Brüsseli kesklinna juures on see, et siin on see välikohvikute kultuur täiega alanud. On aprilli algus ja inimesed on kõik õues. Ma tean, et ma olen Pinterestis hästi palju salvestanud neid umbes täpselt sellist atmosfääri. Ja nüüd ma olen siin ja mul on nii hea meel. Kui ma kõigepealt jõudsin siia Grand Place väljakule, siis ma mõtlesin, et okei, see on ülikuulus väljak Brüsselis, kõik turistid käivad siin ja ma ei saanud tegelikult nii hästi aru, mis siin nüüd nii erilist on, et ilusad majad, siuke väljak, aga tegelikult need majad on mega detailsed, nendel on nii palju kunsti peal ja ajalugu peal ja no neid maju te peate ise nägema, kui sa ei ole veel Brüsselis käinud, palun tule. Ma soovitan Brüsselit külastada sul siis, kui sulle väga meeldib pildistada ja filmida. See on selline linn, et sa lihtsalt tahad kaamera välja võtta. Tegelikult Brüssel ei ole kõige puhtam linn, et prügi on ikkagi igal pool. Väga palju on prügi, ma ei ole Euroopa linnades teistes nagu nii palju näinud maas prügihunnikuid, aga üldine vibe on ikkagi siin väga hea, aga siin ja see ei ole kõige puhtam linn. Ma ootan hetkel oma toitu kohvikus, parasjagu teevad mulle ühte gluteenivaba versiooni toidust ja ma olen täiesti veendunud hetkel, et mul on polavik.
ma sain üleeile, ma olen nüüd 3 päeva olnud Brüsselis ja ma sain üleeile külma ja minu arust see ainult intensiivistub, kuigi täna on hästi päiksepaisteline ja soe ilm, siis see enam ei aita. See on juba juhtunud, mul on tunne, et mul on mingi 38,5 vähemalt palavik praegu. Minule jääb see reis vist pikaks ajaks meelde. Ma tõesti tunnen ennast siin koduselt. Ma isegi korraks mõtlesin, et äkki ma tulen tagasi siia lähiajal. Siuke võib-olla aasta pärast. Kui ma järgmine kord siia peaksin tagasi tulema, siis mul on hästi selline kodutunne. Ma olen nüüd tagasi Eestis ja mul on teile video lõppu üks uudis ka. Nimelt selle kanali nimi muutub. Ja muutub sellepärast, et ma alustasin juba üle 4 aasta tagasi YouTube'iga, aga ma tegin kõigepealt hästi pikalt videointervjuusid ja see videointekate projekt kannab nime Žurnaal ja sellepärast oli ka kanali nimi Žurnaal. Aga nüüd viimasel ajal on mul veel mingeid mõtteid ja ideid ja videoid, seega ma tunnen, et see žurnaali nimi ei võta enam nii hästi kokku seda kanalit, sest ma ei tee ainult videointekaid. Ja ma mõtlen, et mul võiks olla sellel kanalil selline nimi, mis iseloomustab kõige paremini praeguseid ja tulevasi videoid. Ja seega ma jätkan oma isikliku nimega Merilin Mändveer ja ootan teid siia kanalile kindlasti videoid vaatama. Vaadake kõik läbi, vaadake kõik üle ja näeme juba varsti.